Tere, mina olen Melissa-Mariel Korjus ja mina olen Roger Andre. Ja täna me tutvustame teile Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominente. Meiega on siin nüüd 2 Eesti aasta valguskunstniku nominenti, Meelis Lussmägi ja Timo Tali. Tere! Tervist ja palju õnne! Palju õnne ja rääkige, kuidas te üldse sattusite sellise eriala peale? Timo, alustasin. No kõik algab kuidagi koolist alati, aga antud juhul siis põhikoolist. Ja siis sattusin seal kuidagi nende prosede ja erinevate koolisündmustega mässama ja siis elu viis nagu õigete inimestega kokku ka. Ja siis üks hetk elu viis kokku selle tüübiga siin ja siis ma sattusin nagu suuremate ürituste ja bändide ja kõige selle juurde. Ja minul oli võib-olla teistmoodi selles suhtes, et kui ma alustasin, siis nagu väga sellist skene ei eksisteerinud, aga ma sattusin ühte rokiklubisse ja siis seal igasuguste õnnetuste tulemusena olin ma sunnitud minema valguspunti asendama kohalikku valgustajat ja siis pärast ööd trash metalit juba edasi on ajalugu. Miks on üldse üritustel vaja valguskunstnikku? Eesti mõttes on see, meie üldiselt oleme tegelenud nagu visuaalse sellise tervikliku loomisega. Jah, just, et tihtipeale on ju seal on ka videokunstnik ja kujundaja ja nii edasi, aga see meie osa jääb sinna, et öelda neile, mis siis vastavas valguskontekstis nagu võib-olla töötaks. Ja tihtipeale vähemalt me ise üritame seal seda nagu ära otsustada. Et kuigi see on selline, alati selline koostöövorm, et mõningate kunstnike ja videokujundajatega see koostöövorm on rohkem sellisem äkilisem, võib-olla läheb nagu suuremaks karjumiseks ja mõningatega nagu läheb rahulikumalt, aga tulemus on ikkagi suhteliselt, et kõik on hästi lõpuks. Aga rääkige oma eelmise aasta saavutustest natuke, et miks teid siia nomineeritud on? Eks vist on saanud midagi hästi teha järelikult. Kindlasti. Eelmine aasta oli muidugi kõigile raske, sest tegelikult ei olnud väga ju midagi teha. Päris kontserteid ei olnud ja tuli kuidagi kohaneda ja mingeid muid asju teha. Siis näiteks oma näitel siis Nöpiga näiteks tegime ka laivi, mis oli siis teletorni tipust, mis oli nagu logistiliselt küllaltki keerukas, aga valguskujunduse mõttes võib-olla mitte nii keeruline. Ja tegelikult neid live asju oli päris palju erinevate bändidega ja tegelikult isegi päris kontserte, päris publikuga oli suvel ikkagi omajagu. Küll mitte nii palju kui tavaliselt, aga sai tehtud. Aga sina oledki siis Nöpi isiklik Nöpi juhuvalgustaja. Aga kas sa teed kellelegi teisele veel või? Kes tellib sellele teena? Kui palju tuleb ette selliseid tellimusi? Pigem ikka tuleb, sest et ikkagi muusikute hulgas nagu sõna levib ja kes näeb nagu mingeid töid või kontserteid, siis sealt kaudu tekib mingi tahtmine. No suuremad saavutused ikkagi jäid selliste koduremontimiste juurde ka. Või selles mõttes minu enda jaoks, et nagu ikkagi 15 aastat nagu kogu aeg oled tööl kõik selle aja ja vahepeal kuskil sõidad välismaad ringi ja see kõik on väga äge, aga teisalt nii palju asju jääb ju lohisema, et selline tavaline näide on see, et kui ma sinna jõuan maale, siis enamasti linnud on juba ehitanud kuhugi reha peale pesa ja sellised asjad on ju. Aga muidu lõpuks ju sai kõik asjad enam-vähem ära tehtud, mida ma tavaliselt teen siin Jazzkaared ja Intsi-Kuulmu festival, mis oli väga tore. Et selles mõttes ei olnud väga teistmoodi, lihtsalt see vahepealne periood, see 3-4 kuud oli täiesti tühi. Ja see oli väga harjumatu ja nii tühi, et ei tohtinud ka kuhugi minna. Kas teid on varem ka nomineeritud? No Meelist on iga aasta vist nomineeritud. Mind on kõik korra nomineeritud. Mina olen teist korda nomineeritud. Ma olen natuke juba kogenum. Aga kas kuidas te seda hindaksite, et kas hea valgus show jaoks on vaja suurt siis nagu tehnikaparki, palju valgusid või on ka võimalik väikese varustusega saavutada väga ägedat? No eks see oleneb peamiselt nagu asukohast, me alustame sellest, ja siis oleneb, mis muusika on. Ja teinekord isegi, kui muusika on isegi äkiline,
siis võib-olla ei ole nii palju neid lampe vaja, et mõnikord on tõesti less is more, aga see oleneb kontekstist ja sellest nagu näiteks kui praegu tuua näiteks Eurovisiooni, on ju. Kui sul on terve see 3-tunnine saade näiteks või 2-tunnine saade, on siis nagu täis mingi miljonid lambid ja kiired ja mida iganes. Büroo, on ju. Siis kui sa teed ühe loo, kus sul on üks lamp, üks inimene, üks kaamera, siis see eristub nii palju, et see võib-olla ongi see võidulugu nagu Prantsusmaa. Või saad teiseks. No, aga mis on ka juba ju hästi. Väga hästi, et selles mõttes see oleneb väga palju kontekstist. Võrreldes sellega, kui palju need teised maad selle tossu ja leekide eest maksid, oli see kindlasti nagu kõva sõna. Aga Timo tunneb natukene seda tüüpi, kes seal seda Prantsusmaaga tegeles ja siis ta ütles just, et tal läks 2 kuud aega, et veenda neid produktsiooni inimesi seda tegema nii nagu tehti. See on kõva sõna muidugi tegelikult. Ega see ei ole lihtne, kui sa lähed kellelegi näitama, et sul on nagu pealtvaates kõik on kuidagi südamekujuline või mingisugune, siis see mõte juba eos on niivõrd efektne, et sul on seda nii palju lihtsam müüa või versus see, et sul on seal see üks tüüp ja see üks lamp on ju. Et see on otsuse kohta. Ja lõpuks samamoodi, kui oleks Eurovisioonil läinud niimoodi, et neid lugusid oleks olnud näiteks mingi tüüpi 10, on ju, siis ei oleks sellest üldse kasu olnud. Aga kas te olete õppinud ka selles mõttes kuskil seda valguskunstniku tööd või te olete lihtsalt käinud üksteise juures nippe võtmas? Kas saab selleks üldse õppida Eestis kuskil? No Meelis käib Viljandis õpetamas nagu kunsti siis nii-öelda, aga see pigem on vist nagu teatraalne. No seal on põhisuund on teater, aga ütleme igast lennust ikkagi selline viiendik ujub nagu meie juurde ka. Teatrites lihtsalt ma arvan, et sellel hetkel ma olen seal käinud vist aastast 2008, mul on niisugune tunne. See on siis juba äkki 6 lendu või seda ei ole arvestanud päris palju. Aga ütleme sellel ajal, kui see asi pihta hakkas, tegelikult jah, see 2001 oli vist üldse esimene, aga et siis kui see pihta hakkas, siis Eesti teatrit nagu see ütleme, õppinud valgustajaid ei olnud seal üldse ja pigem oli see hästi tugeva rõhuga, et on lavamehed ja siis natukene on kuidagi see valgus ka, see valguskunsti osa oli seal minimaalne alati, et nüüd selle sama aja, selle 20 aasta jooksul tegelikult on ka kõik need lambid, mis seal teatrites on nagu muutunud. Kui see alguses olid need hästi lihtsad, on ju, need lambid, siis kogu see süsteem, kuidas neid juhtida ja kasutada, on nagu kardinaalselt muutunud. Praegusel hetkel alustada praegu valgustamisega või nagu ka Timo siin alustas, ma ei tea, 10 aastat tagasi ei peaaegu. Umbes nii. Sealt sisse tulemine versus nagu kuskil 90-ndatel alustada, kus sa alustadki sellist, et sa pistad selle prose pistiku seina ja see läheb põlema ja sa oledki valguskunstnik, on ju. Ja praegu sa pead põhimõtteliselt programmeerija. Jah, Eestis vähemalt on see kogu see tehniku osa on ikkagi valguskunstniku puhul oluline, et sa suudaksid sellega tegeleda. Ja üks asi, just kuulasin ühte podcasti hoopis teises võtmes asi oli, aga mulle meeldis seal kellegi selline, et kuidas saada nagu heaks selleks, kes sa oled, on ju. Siis ära ole jobu. Et ma arvan, et see on nagu kehtib ka meie alal, et kui sa oled nagu normaalne tüüp ja enam-vähem nagu jagad asja ja sul on mingisugune visioon sellest, mis võiks olla, siis see on juba pool võitu. Ülejäänud on nagu õpitav. Sa tegelikult võid olla ükskõik kui hea valgustaja või kehv valgustaja, aga sa pead olema nagu hästi normaalne inimene, pluss sa peaksid olema nagu, sul peaks olema oskus nagu seda asja müüa, sest et sa pead ikkagi inimestele nagu mõistetavaks tegema selle, et nagu, mis sinu peas on väga selge. Aga kui palju on valguskunstil eri suundi selles mõttes, et kui teie olete muusika peal, kas te saaksite minna ka näiteks telesaateid tegema või mingisuguseid seriaale, et kui palju see erineb? Päris palju erineb. Päris palju erineb. Aga see muidugi Eesti kontekstis ei tähenda, et me ei oleks neid kõike teinud. Aga siiski ka Eestis on selgelt eristatavad, on ikkagi teatrivalgustajad, kontserdivalgustajad,
televalgustajad ja filmivalgustajad, noh, mis on jällegi täiesti, See on et päris isegi teine televisioonivalgustaja ei ole nagu tingimata lähemal filmivalgustajale kui kontserdivalgustaja. Et selles mõttes seal on väga erinevad suunad. Meie olemegi valgustajaks hakanud rohkem selle muusika pärast kui selle valguse pärast. Aga aitäh teile tulemast Aitäh. ja soovime teile palju edu ja kohtume kindlasti mõnel kontserdil.